Volkswagen ID5 on tootja ID-seeria 3. mudel ja muuseas lühend ID tähendab inglise keeles Intelligent Design, Identity and Visionary Technologies ehk nutikat disaini, identiteeti ja tulevikku vaatavaid tehnoloogiaid. Jah, see on elektriauto. Samas elekter ei ole Volkswagenile midagi uut. Juba 70-ndatel elektrifitseeriti legendaarne T2 ning 80-ndatel teine Volkswageni legend, Golf, mille nimi oli City Stromer. Ja see nimevalik ei olnud juhuslik. Der Strom tähendab saksa keeles elektrit. Tegemist on linnamaasturiga. Kui väga täpne olla, siis on see kupeemaastur, mis siis ühendab endas disaini näol crossoveri jõulisuse ja klassikalise kupeekere sportlikud jooned. See ei ole sinu harjumuspärane Volkswagen, vaid nagu ID-seeria puhul ikka, on see samm tulevikku. Disainis torkab silma veel musta värvi katus, selgesti eristuv tagaspoiler ning suured valuväljed. Ja muidugi on ka need tuled erilised. Mis mulle ID5 puhul kõige rohkem meeldib on see, et ma ei pea autot kunagi sisse ja välja lülitama, vaid siia sisse istudes ta on juba minu jaoks valmis. Muidugi on olemas koht, kuhu telefon panna koos juhtmevaba laadimisega ja olemas on ka Apple CarPlay ja Android Auto. Siin tervitab salongis palju puutetundlikke nuppe, aga samas roolil paiknevad puutealad on Volkswagenile kohaselt loogilised ning annavad mõnusat tagasisidet. ID-seeriale iseloomulikud on ka ukselingid ja käigukang. Esimesi asendavad peidetud nupukesed ja käigu lükkad sa sisse või pöörad sa sisse. Pöördlüliti abil. Navigatsioon ning muu juhti abistav info kuvatakse liitreaalsuse abil juhi silme ette. Juhi koht ID-l on väga mugav. Tänu sellele samale eelmainitud liitreaalsusele on siin rooli taga olev näidikute plokk ise väga minimalistlik. Lisaks abistab sind selline asi nagu ID Light, mis on siis armatuuri ülaservas olev LED-riba, mis oma erinevat värvi valgusega annab märku ka sohust või siis ka sellest, et suunab sind justkui, et kuhu poole siis navigeerides keerama peaks. Puuteekraan on varustatud suurte ja selgete nuppudega, mida on ka sõidu ajal lihtne kasutada ja sa saad neile kindlasti pihta. See home nupp meenutab justkui siukest telefoni ehk see kasutamiskogemus on väga kodune. Lisaks saab osasid vaateid vahetada käeviipega. Ja kui sa siin puutealale liigud, siis kui sa seda tundma õpid, läheb sul elu siin ID5 väga palju lihtsamaks. Sest näiteks need nupud toimivad nii libistades kui koputades. Ja lisaks on sul selgeks võimalik õppida teatud otseteed, ehk siis näiteks siit, kus sa muidu muudad kliimatemperatuuri, 2 sõrmega koputades saad sa juhtida istmesoojendust. ID5 saad sa valida 3 varustustasemes, mis tähendab ka 3 erinevat võimsust. Esimene neist 174 hobujõudu, teine 204 hobujõudu ja see, millega meie sõidame, ehk GTX-versioon, omab lausa koguvõimsust 299 hobujõudu. Lisaks on esimesed 2 versiooni tagaveolised, aga GTX nelikveoline, mis tähendab ka, et kiirendus 0-100 6,3 sekundit. Ja ma ütlen, see tundub palju kiirem, kui see number on. Tänu suurepärasele aerodünaamikale pakub 77 kilovatt-tunnise akuga varustatud ID5 sõidu ulatuseks üle 500 kilomeetri. Muidugi pead sa silmas pidama oma sõidustiili ja keskkonda, kus sa liigud. Elektriga sõitmine on nauding, millega on lihtne ära harjuda. Kiirlaadijas saad sa vähem kui 10 minutiga 100 kilomeetrit sõiduulatust juurde. ID5 maksimaalne laadimisvõimsus on 135 kilovatti. Muidugi kõige rahakotisõbralikum laadimine on kodus, kus sa saad ööga ka täiesti tühja ID5 aku täiesti täis laadida.
ID.5 pakub emotsiooni ja innovatsiooni igaks läbitud kilomeetriks. Volkswagen.